Tere tulemast sellesse vlogi, käes on esmaspäev ja mina suundun trenni, päike paistab. Nii et tuleb super tore päev ja lähen teen kogu keha jõutrenni päeva täna. Oi, see oli üks hea trenn. Muidugi ainus klipp, mille ma teile tegin, on siuke, et hea, kui mind üldse sealt näha on. Aga ma tegin jalgadele mingid harjutusi, seljale, rinda veits. Väga mõnus ja nüüd ma lähen Kaisa juurde, sest et täna on esmaspäev ja meil ei ole podcast episood üles näinud, sest et mul oli vale materjal. Ehk siis ma lähen Kaisa juurde, võtan talt õige materjali ja siis kiirustan koju, et podcast episood kokku panna ja üles panna. Muidu ma läheks sinna jala või tuleks sealt jala, aga kuna pigem on asjaga kiire, siis ma ikkagi lähen ühistranspordiga. Õnneks mul on täna veel võimalus samme koguda. Nii, Kaisa juures sai käidud, ühtegi klippi ei teinud, see oli siuke quick in and out. Paar sõna läksime juttu, sai materjali, nüüd lähen kodu poole. Tegelikult mul oleks vaja mingi hetk poest peale käia, aga ma ei tea, kas minna praegu, ma ilmselt ela praegu. Võib-olla teen mingi pausi, siis vahepeal lähen poodi. Igal juhul praegu kodu poole editima. Nii, ma olen kodus, ma hakkan kohe podcasti monteerima. Õnneks tegelikult see ei võta iseenesest palju aega, et me ju palju mingeid lõikeid ei tee, et ainult algus, lõpp ja pausi koht on vaja seal paika panna. Aga muud tegelikult ei ole, et kõige rohkem võtabki aega see programmist allalaadimine ja siis YouTube'i üleslaadimine. Nii et need ongi need ajamahukamad osad sellest tööst. Aga jah, ma teen selle kiirelt ära ja siis, kui ma panen ta allalaadima, siis ma saan samal ajal pessu minna. Vahepeal on märkamatult möödunud 4,5 tundi ja ma olen siin agaralt igasuguste tööasjadega tegelenud ja need on hõlmanud siis nii podcasti kui ka Springmas videoseeriat. Teate, mis on ülimälik? Nii kui ma räägin, siis mu kõrvad vist liiguvad ja mul hakkavad kõrvaklapid peasse tulema. It's weird. Igal juhul, ma vist olen otsustanud selle nime osas ära, et see tuleb Springmas. Oota, ma pean natuke backtrackima, äkki kõik ei ole kursis. Detsembris tegin siis vlogmassi, mida väga paljud teist vaatasid igapäevaselt ja ma ütleks, et see oli nagu minu jaoks väga edukas projekt, et ma ise väga nautisin seda, ma nägin, et teie nautisite seda, ma ei ole elu sees saanud nii palju kommentaare ja ma arvan, et seal olid nagu mängus mitu asja, et üks asi see, et mul olid toredad auhinnad teile ja teine asi see, et ma sain aru, et te nagu tundsite seda vahetut olemist seal või nagu, et te teadsite, et oh my god, see on ta eilne päev, et kuidagi tundus mõttekam kommenteerida, nagu ma sain aru teist, et kuidagi nagu kogu sisu oli relevantsem ja kogu aeg siuke up to date, et siis te olite nagu kogu aeg kaasas minuga ja see oli väga-väga lahe. Ehk siis ma sain sellest siukse hästi positiivse laengu ja aasta alguses kuskil vlogis vist ütlesin, et ma oleks täitsa valmis nagu veel ja isegi enne uusi jõule siis mingit sellist videoseeriat tegema. Ja vist isegi juba siis mainisin, et äkki kevadel teeks. Ja ma sain aru, et see mõte teile meeldis, eks nüüd näha ole, et kas te päriselt siis kaasa ka tulete sellega samamoodi, aga ma teen siis alates 10. aprillist kuni 30. aprillini. Ma ei ole omadega jõudnud sinna, kus ma oleks valmis terveks kuuks pühenduma sellele, sest et ma tunnen, et see lihtsalt nõuab minust nii palju energiat ja aja panustamist, et mul ei ole võimalik nagu terveks kuuks mingisuguseid tööasju kõiki ette ära teha ja kuidagi nagu nii hästi planeerida ennast. Et siis ma otsustasin, ma teen 20 päeva. Ja ma proovin siis praegu nii palju
mingisuguseid Instagrami koostöö asju ja mis iganes mul siin veel on, nagu ette ära teha, et siis ma ei pea Springmassi ajal nagu sellistele tööasjadele nii suurt rõhku pöörama ja nad ei võta mu aega ära, sest et seda ma ei saa teile näidata, kuna ma teen ma teen kõike oma sisu telefoniga, siis ma ei saaks isegi mingisugust nagu time-lapse'i teha sellest, et kui ma filmin oma mingisugust teist koostööd ja see ei ole ka väga põnev. Mul on nii palju teiega rääkida selles vlogis. Mul oli eelmine nädal väga raske nädal, aga selleni ma jõuan, ma arvan, mingi muu aeg. Sest praegu ma tahan keskenduda Springmassile. Ühesõnaga, siis ma olin pikalt selle mõtte juures, et mis ma sellele nimeks panen, et Vlogmas on ju vlog pluss Christmas, Vlogmas, aga siis nagu Spring pluss vlog, sealt ei tule mingit head kooslust. Eesti keeles ma ei suutnud ka midagi siukest voolavat välja mõelda ja Springmas tegelikult isegi ei ole loogiline, sellepärast et see on Spring pluss Christmas, Springmas, aga ta kõlab hästi, ta kõlab nagu mingi päris asi, nii et tuleb Springmas 10. aprill, alustan, 10. aprill läheb siis esimene video ülesse ja siis iga päev näete mind. Praegu ma valmistun selleks, et ma ideaalis tahaks sinna saada paar koostööpartnerit ka kaasa lööma, et see rahaliselt ka tasuks ennast ära ja mul on lisaks veel, mul on nagu mingid põnevad mõtted ja ma täiega tahan kaasata koostööpartnereid, kes saavad mul mingeid ideid aidata ka ellu viia. Nii et sellega ma siin olen tegelenud ja mul on hea meel, et ma olen saanud päris palju asju oma to-do listist juba ära tikkida. Nüüd ma ei teagi, mul tegelikult on kõht tühi. Midagi ma saaksin küll süüa enne poodi minekut, aga ma mõtlengi, et kas ma söön ja siis lähen poodi või kas lähen poodi ja pärast söön. Ma ei tea. Ma otsustasin, ma teen praegu kiired võikud ja siis ma lähen jalutama ja poodi, et siis ma ei ole seal poes nagu täiesti tühja kõhuga kõiki asju endale kokku ostmas. Ma ei ole ausalt öeldes kindel, kas mind isegi näha on ja mis angle see üldse on, aga ma panen enne minekut pesuga pesema, et ma ei tohi siis unustada tagasi tulles, et see kuivama panna. Aga ma olen siin viimasel ajal kasutanud nüüd neid laundry sheets pesuribasid ja need on mul küll Ocean Breeze lõhnaga, aga ma panen sinna hulka seda peach lõhnalist scent boosterit. Ma palju seda ei pane, aga need on siuksed terakesed ja mega hea lõhna annavad pesule, mulle seda aega meeldib. Siuke magus peachikas, siuke mahlane. Nii tore, et ma jõudsin oma jalutuskäigule, kui veel on valge. Ega seda enam pikaks ei ole, aga see on ikkagi veits nagu kuidagi elavam tunne, kui et pimedas kõndida. Nii et very happy about that. Poes käidud ja ma mõtlesin, et poest ma lähen küll bussiga koju. Aga mul on 9000 sammu praegu, siis ma mõtlesin, et kui ma siit koju lähen, ma saan ikkagi üle 10 000 sammu ja ma ostsin endale Lidlist mingi fun joogiga, ma lihtsalt nii tundsin, ma olen täiega joogijanu. Siis ma ostsin mingi lastejoogi, mingi vaarika maitseline asi, aga nüüd kui seda proovisin, pean tunnistama, et natuke liiga magus minu jaoks. Ma filmisin just story'de jaoks Lidli hauli, nii et ma ei hakka kõike teile siin vlogis näitama, sest paljud teist jälgivad mind Instas, nii et siis te juba nägite mingi, ma ei tea, umbes nädal tagasi neid story'sid. Aga mul tuli seal poes olles mõte teha pitsat üks päev ja seal oli siis külmaletis, mitte sügavkülmas, aga tavaliselt külmaletis nagu värske pitsa tainas. Sööstsin tomatipastat, juuste ja siis seal oli prosciutto soodushinnaga, nii et
rukola ka ja ma saangi oma lemmikpitsa ise kodus teha. Muidugi lemmikkohuke ja siin nipet-näpet asju veel. Aga nüüd mul ongi vaja need Lidli story'd täna üles panna, nii et ma monteerin need kiirelt valmis, panen üles ja ausalt öeldes see, et ma sain neid võikusid enne, nüüd mul on nagu siuke, et mul ei ole kõht nagu päriselt tühi, et ma viitsiks full midagi vaaritama hakata. Nii et ma ei teagi, mis see tänane õhtusöögivärk nagu saab olema. Mul on siuke tunne, et korralikku õhtusööki täna ei tule ja ma olen sellega fine. Ma sõin just maisihelbeid õhtuks ja ma ei tea, mul on täna mingisugune joogituju, ma lihtsalt tahan midagi head juua. Ja ma haarasin poest sellise sparkling guava twist drinki. Guava nagu on mulle meeldinud. Ja no sugar added. Nii et väike taste test. I like it. Sellel samal firmal on mingid teise maitsega mingid jooke ka. Watermelon ja ma ei mäleta, mis seal veel oli, aga see tundus mulle kõige huvitavam. Ja see maitseb väga hästi. Ja nüüd ma arvan, ma siin tänasega tõmban otsad kokku. Kell on mingi 8. Ja ma tahan veits veel oma meigikoolitust monteerida. Aga ega ma ilmselt väga palju täna enam ei tee ja chillin niisama. Tere hommikust, käes on teisipäev, kell on 9:15 ja mina liigun trenni. Teen ühe kiire jalapäeva. Jah, siis juba räägin edasistest plaanidest. No nii, ma olen tagasi kodus, ma olen pesus käinud. Trenn oli väga raske, ma ei tea, miks täna oli kuidagi nagu väga raske. Ja ma koorisin pesus oma fake tanni maha, nii et ma olen väga valge praegu. Aga ma mõtlesin jah, et ma ei ole üldse öelnud, mis ma teengi ju. Ma lähen küüntesse. Nii et ma panen ennast valmis, siis ma tahaks veel hommikust süüa või noh, tegelikult see on siuke brunch, lõuna ja hommikusöögi vahepealne asi. Ja siis jah, ma mõtlesin, et ma lasen nii kaua nahal hingata, kuni ma küüntes käin. Ja siis, kui ma tulen koju, siis ma tahaks uue tänni peale panna. Aga jaa, mul on ju olnud need crazy'd küüned, või noh, minu kohta crazy'd. Nüüd üle 3 nädala. Nii et täna on aeg uuteks küünteks ja ma arvan, et ma teen midagi rahulikumat. Muidu mul on inspo pilte veel nagu mingisugustest nagu põnevatest ideedest, aga ma jätan need tulevikuks ja teen praegu vahelduseks midagi natukene tagasihoidlikumat. Mitte, et ma oleks isegi otseselt nagu ära väsin nendest küüntest, nad on nagu endised mu arust nii ägedad. Aga lihtsalt nagu vahelduse mõttes. Vau, nii palju siis jäi mul avokaadot alles. Kui ma puhastasin selle enam-vähem sellest mingist pruunist asjast ära. Very sad. Siis mulle meeldib Hellmannsi majoneesi siia peale panna. Natuke soola. Ma tulin just küüntesse, ma arvasin, et mul on kell 1 aeg. Tuleb välja, et mul on kell 3 aeg. Ja õues on täiesti kohutav ilm. Ja mul on 2 tundi aega, aga tegelikult ma plaanisin nii et ma arvan, et ma siis lähen praegu sinna. Käisin Kristiines ja ma ei jõudnudki seal väga kaua tegelikult vahtida, sellepärast et õnneks mu küünetehnik saab mu võtta kell 2 ehk siis tund aega varem, kui muidu pidi aeg olema. Ja ma ostsin lihtsalt endale Prismast 2 Red Bulli, sest et homme ja ülehomme tulevad väga kiired ja töised päevad, siis ma mõtlesin, et väike treat ise endale. Ja nüüd siis ma jõuan kohe küüntesse. I looked so cute before ja siis nüüd ma tunnen ennast nagu mingi märgkoer.
nagu mis nende juustega toimub. Vaadake, how cute. Ma jõudsin koju, ma ei tea, mis mu juustest üldse alles on ja ma olen nälgimise äärel. Nii et ma panen kohe basmati riisi keema ja ma tahtsin teha kana. Mul oli siin veits alles veel seda broileri rinnafilee sisetükki, aga ma nuusutasin seda ja see on nagu natuke kahtlase lõhnaga, nii et ma ei julge. Muidu ma tahtsin teile näidata, kuidas ma viimasel ajal olen kogu aeg kana teinud, aga no siis jääb see mõneks teiseks korraks ja lähevad täna käiku nagitsad, mis ma eile ostsin. Ma leidsin Lidlist mingi siukse nagitsate paki, siin on isegi mingisugused kastmed kaasas. Ma teen need airfryeris soojaks, teen riisi. Riisi ma tahaks ka kuidagi nagu veits põnevamalt teha, nii et ma korra mõtlen veel selle peale. Kananagitsad tulid vahepeal välja airfryerist ja nüüd ma panin riisi sinna, ma segasin seda riisi soja kastmega natukene, panin seda ja siis panin airfryerisse, et saaks siukse nagu krõmpsu crunchy riisi. Ja selline see õhtusöök meil sai, ega ta nüüd väga fancy välja ei näe. Igatahes proovin ära need mõlemad kastmed nagitsatega. Siis meil on see kodujuust, see riis ei tulnud päris selline, nagu ma tahtsin, et ta tuleks. Ma arvan, et selleks oleks vaja ikkagi mingit rasvainet kasutada ja võib-olla pannil teha. Ja ma vist panen siia majoneesi ka juurde. Nii et ei midagi fancy't, aga täitev õhtusöök. Õhtu on mul siin väga igav olnud. Panin self-tanni peale ja nüüd ma olen lihtsalt siin samas diivaninurgas istunud juba mitu tundi, monteerinud asju, vahelduva eduga TikTokis scrollinud ja selline see minu õhtukene ongi. Nii et tänaseks kõik. Tere hommikust, käes on kolmapäev ja mina panen ennast valmis, et kõigepealt minna juuksurisse ja siis, kui ma koju tulen, siis tuleb Kaisa siia ja meil on vaja täna salvestada 2 podcasti episoodi. Nii et tuleb väga tegus päev ja I'm excited, sest et need osad, mida me täna salvestame, on väga põnevad. Ma ei saa nendest kindlasti üle. Nii cute. Nagu tagasihoidlik, aga samas nagu need lillekesed tulid nii nunnud. Nii tore, ma magasin nii hästi. Tunnen kohe, et ma olen nagu valmis selleks päevaks. Hommikusöögiks ma tegin endale täpselt selle sama, mis ma eile sõin. Mul oli lihtsalt 1 avokaado veel ja ma mõtlesin, et mida kiiremini ma ta ära tarbin, seda parem. Ja see hommikusöök mulle väga maitseb ka. Ma olen väga inspireeritud mingist TikTokerist, keda ma eile nägin. Nagu nii ilus naine. Ta vist teeb põhiliselt mingi fashion contenti. Ma panen midagi siia, et te näeksite, milline ta välja näeb. Ma olin lihtsalt nagu mingi oh my god, kui ilus make, kui ilus inimene. Ja nüüd täna ma üritan nagu veits selle meigi moodi endale teha midagi siia näkku. Ma pean seda muidugi kohandama enda näoga, sest et ma tean juba, et kõik need elemendid, mis tal seal on, ei sobi mulle. Aga vaadake, mis mul on. Piia kinkis mulle selle Huda Beauty Easy Bake'i. Sellel on vist nagu uus pakendus või vähemalt ma ei mäleta, et see oleks varem selline välja näinud. Aga see on täpselt õige toon, see pound cake, see, mis mul on see mini. Ja ma arvan, et selle mini ma reaalselt müün nüüd maha, sest et see pakendus mulle väga ei meeldi. Toode ise siin sees nagu I love, aga nüüd mul ongi see suur variant ja ma saan siit nagu välja siia. Oota, sellel on ka siuke see pakendus. Okei, ka midagi huvitavat. Ma ei teadnud täpselt, milline see välja näeb. Nii, kohe vaatame. Ja siin on siuke võrk. Okei. Aga siia ei saa ikkagi väga hästi kallata, sest et siin ei ole nagu, te saate vist aru, siin on mingisugune asi, mis läheb nagu sinna sisse, et ta ei ole lihtsalt gaas.
mulle meeldib see Rare Beauty, aga ma vahepeal nagu kardan seda kasutada, sest et see on lihtsalt nii intensiivne, et nagu aga jah, ma vaatasin, et sellel naisel, kellest ma nüüd inspireeritud olen, et tal oli väga, no mitte väga, aga nagu näha oli, et tal on nina kontuur tehtud, nii et ma tegin selle täna. Muidu ma teen ainult selle nina otsa natukene, aga nüüd ma tegin nagu need küljed ka. Kui ma lihtsalt läheks juuksurisse, siis ma ei viitsiks ilmselt nii palju vaeva näha, aga kuna pärast on kohe salvestamine ka, siis ma mõtlesin, et siis on juba nagu veits mille pärast nagu teha ka seda, kuigi samas kunagi ei pea põhjust olema, lihtsalt tahad midagi katsetada, siis tee seda. Ma tegin isegi oma kulmud veits teistmoodi, nagu ma joonistasin selle alumise piiri. Muidu tegin kõik samamoodi, mis ma tavaliselt teen, aga selle ma tegin teistmoodi. Nüüd mul kulmud on nagu mingi karjuvad mul näos, aga see on sellepärast, et ma ei ole jõudnud midagi muud teha veel. Ma loodan vähemalt. Igatahes sellel naisel nagu tal tundus lihtsalt nagu hele, terve silmalaug, mis ma ei ole nüüd kindel, kas mulle sobib niimoodi, kui ma seda panen nagu ülenisti lihtsalt. No vaatame. Ja siis tal on väga tugev lainer. Ma arvan, ma ei tee nagu nii tugevalt seda lainerit ja ma arvan, et ma teen selle pruuniga, et see ei oleks nii karjuv, sest et ma ei tea, minu peal see must tugev lainer on kuidagi veits liiga harsh minu arust, nagu ma olen vahepeal kandnud, aga üldiselt nagu pigem tundub võõras. Ma tegin vahepeal juuksed veits rohkem korda, sest et ma hakkan kasutama siis täna või proovima seda Lancome'i Idol Flutter Extension rüpsmeduši ja kuna ma sain selle kingituseks Lancome'ilt, siis nad soovisid, et ma stories näitaksin rüpsmete enne ja pärast tulemust. Nii et ma tegin selle enne pildi just ära ja nüüd vaatan. Wow, ma ei osanud üldse oodata, et see on sellise otsaga. Kui ma nagu see sõna flutter, nagu flutter lashes, flutter extension, see tundus mulle, et see on nagu mingi suur fluffy see harjas. Ei, ta läheb hästi nagu õhukese kihina rüpsmete peale, mis mulle tundub, et mulle täitsa meeldib, aga ma kindlasti tahaks nagu teda ehitada, nad näevad nii õrnad praegu välja, et vaatame, kas seda saab nagu mitu kihti ka normaalselt panna. Väga nagu eraldab iga rüpsmekarva, mega haige nagu, siin on kõiki mu rüpsmekarvu näha. No ma ei tea, ma ei saa muidugi, need juuksed on ka praegu nii lappes, et ma ei saa nagu päris seda õiget pilti, aga mulle tundub, et ma ei saanud hakkama. Ma ei näe, ma saan aru, et ma ei saa nagu meigiga ennast teiseks inimeseks teha, aga nagu ma ei näe üldse seda sarnasust selle naisega ja nagu ta näeb nii ilus välja ja see meik nii sobib talle, mida ta teeb endale. Mulle, ma ei tea, võib-olla not so much nagu. Aga jah, ma tegin kohe nude'id huuled, sest ma vaatasin, et tal ei ole nagu sellised roosakad nagu mul tavaliselt. Ja ma nagu väga proovisin, aga ma tundun endale väga võõras. See sisemine lainer, see on, ma ei tea, see on nii imelik minust minu peal. Aga okei, igal juhul mul ei ole siin rohkem aega jutustada, ma pean hakkama liikuma. Outfitikena on meil täna selline ikkagi soe soll, aga ma ei viitsi neid talveasja enam kanda, nii et ma panin kevadsügis selle trench coat'i, kuigi võib-olla sellega on külm, aga õnneks ma ei pea palju õues olema. Juuksuris käidud. Ja nagu me siit näeme, siis ma lõikasin tuka. Ma ei tea, ma tahtsin mingit värskust ja mulle ikkagi need curtain banksid on varem meeldinud. Ma tean, et nendega on jama, neid peab alati stiliseerima, aga ma tahtsin. Nii et ma olen rahul. No nii, ma olen kodus, ma tahan neid juukseid veits veel sättida enne, kui Kaisa siia jõuab. Ma söön lõunaks seda sama toitu, mis ma eile söin ja ma pean ütlema, et see on üle pika aja üks ebaõnnestunumaid toitusid, sest et need nugitsad mulle ei meeldi ja see riis ei tulnud üldse välja. Ühesõnaga, see on flop, aga noh, sööma peab ja nii, et ma söön kiiresti ära, teen natuke soengut korda
ja siis peakski juba Kaisa tulema. No nii, ma tegin veits juuksed korda, võib-olla see tukk on nagu veits crazy praegu, ma ei ole ammu pidanud seda stylima, nii et ma ei tea. Aga kinda nagu a vibe. Mitu tundi on viimasest klipist möödas, 2 podcasti episoodi. tegevusvlogi 8 tundi on möödunud. Mitu episoodi on salvestatud ja noh jah, teie ei näinud sellest midagi. No, võime korra tuled põlema panna ja teiselde, et siin on see, aga see oleks sama. Ei, see ei ole sama. Kuidas sa iseloomustaksid meie 2 filmitud episoodi? Väga põnevad. Minu arust ka. Väga uued teemad, mida me ei ole nagu varasemalt saanud arutada. Et ma mõtlesingi vahepeal, me tegime Kaisa kuuleb episoodi 1. Et ma mõtlesin, et okei, ilmselt seal tuleb jälle nagu suhteasju hästi palju, et ma olen nagu valmis. Et ma olen nagu juba valmis suhte teemasid lahkama. Võiksin ma mingi suhtespetsialistin olla. Aga ei, seal oli veel asju. Ja väga põnevad ja seal oli nii eraldi sulle suunatud küsimus kui ka mulle eraldi suunatud küsimus. Ja võib-olla isegi saate midagi uut teada. Ja ma arvan küll. Et kuidagi mingi uued nurgad või... Tõesti. Väga põnev igastas. Mulle väga meeldis tänast episoodi. Ja, nii et teie jaoks siis see, mis homme tuleb välja, on väga põnev ja siis sellest järgmine nädal ka. Ma olen ühest küljest nälgimus. Ja ma tahaks süüa. Aga see tähendaks, et ma pean ise tegema süüa. Ja teisest küljest mul on vaja samme. Ja peale söömist tavaliselt ei ole see jalutamine hea mõte, sest ma ei viitsi. Mul on kõtu täis, ma tahan lihtsalt chillida. Ehk siis ma nagu mõtlen, et ma peaks minema jalutama, aga mul on nagu kõht koriseb reaalselt. Äkki ma söön ühe kohukese, lähen jalutan ja siis tulen ja teen süüa. Ma ei tea isegi, mida süüa taha. Mul on kana, hakkliha. Aga nagu mis ma sellega teen, ma ei tea. Ma ei tea. Õhtusöök on valmis. Midagi ma siin kokku panin, mis mul kodus on ja vaatame, mis siit välja tuli. Loodetavasti see on parem kui mu eelne õhtusöök. See on väga hea, siin on mingi magusus. Ei tea, kas see on see tomatipasta, mis ma kasutasin. See on Lidlist ostetud. Ma ei ole varem seda kasutanud. Ja nagu, aga on siuke meeldiv magusus. I like it. Tere hommikust! Käes on neljapäev, väljas on nii ilus ilm. Ma ärkasin tund aega enne oma äratust ehk siis 7:30 ja märkasin lihtsalt hea tujuga. See on väga tore. Ja nüüd ma lähen teen ühe kiire ülakeha päeva ja siis räägin, mis plaanid juba edasi on. No nii, ma olen kodus, pesus on käidud ja mul kõht nii tühi. Mulle tegelikult väga meeldis õhtusöök, mis ma eile tegin, nii et ma ei hakkagi eraldi nagu mingit hommikusööki tegema. Ma sõin enne trenni ühe banaani ja nüüd ma lihtsalt soojendangi oma eilset toitu ja teen sinna juurde tomatite jäägist ja kreeka jogurtist väikse salatikese. Ja võib-olla praen ühe muna ka sinna juurde. Ma ei tea, muna on lihtsalt nagu minu jaoks sinna must have hommikusöögi element. Nii et ma tahaks seda praegu ka. Lõunasöök tähendab hommikusöök.
ma ei tea, mis asi see oli, igatahes see on söödud ja nagu me aru saame, siis ma panen ennast päevaks valmis, mul on pool tundi aega ja siis ma pean kodust liikuma, sest et me saame linnas kokku Kaisa ja Maaritiga ja me lähme Maariti sõbranna ema kohvikusse. Ja teeme seal siukse väikse lunch date'i ja I am excited, sest et ma tahan jääkohvi võtta ja ma loodan, et seal saab seda. Ja mingi magus, ma ei tea, ampsuke, saiake, midagi oleks ka väga tore. Peale seda me liigume Kaisaga siia ja täna tuleb samuti pikk salvestuspäev. Plaanis on salvestada 2 episoodi, aga ma isiklikult oleksin vist isegi rahul ühega. Selle 2 salvestamisega ja eriti niimoodi nagu 2 päeva järjest on kõige raskem osa see, et need kõrg- ja madalhetked. Nagu mu elus ei toimu nii palju, et mul oleks sinna võtta midagi. Aga ma siin vlogi alguses mainisin, et mul oli eelmine nädal raske nädal. Ja ma ei tea, ma lihtsalt mõtlesin, et ma nagu jagan teiega ka oma mõtteid. Et mul ei ole tegelikult midagi nagu halvasti, lihtsalt mul olid päevad ja siis nagu see võimendab mingisuguseid negatiivseid emotsioone või üldse emotsioonide kõikumisi. Et nagu ma podcasti viimases episoodis ka mainisin, et lihtsalt nagu TikTokist tuli mingisugust, mingit hästi mõõdetud heiti, et see selleks, see nagu väga palju ei kõigutanud. Aga siis ma panin Instagrami üles question box'i ja küsisin teie käest, et mida ma võiksin seal Springmas videotes teha. Et minu jaoks see nagu vlogmas oli hästi lihtne kontseptsioon, selles suhtes, et jõuludega seotud tegevused ja neid mul ei olnud nagu üldse raske välja mõelda. Aga nüüd ma kuidagi olin veits segaduses alguses, aga tänu sellele, et ma sain tegelikult teilt väga palju toredaid soovitusi ja sealt hakkas endal ka mingi mõttelõng jooksma, et siis tegelikult mul nagu õnneks, ma arvan, ei saa olema probleemi, et need Springmas videod oleksid ka sisukad, põnevad, toredad, loodetavasti on ju, ma ei tea tegelikult, aga loodame. Aga sinna laekus ka tagasisidet, mis iseenesest ei ole halb ja ma olen täiesti kindel, et need inimesed ka üldse ei mõelnud midagi nagu halvaga ja kindlasti nad ei tahtnud mulle haiget teha kuidagi, et igal inimesel on õigus oma arvamusele ja ise ma ju seal nagu andsin selle vabaduse kaasa rääkida, ja see on juba minu asi, et kuidas mina siis seda infot vastu võtan. Et sellest kõigest saan aru, aga olen inimene ja siis vahel võtan mingisuguseid asju hinge. Et sealt nagu 2 asja, mis jäid siis niimoodi nagu pähe kummitama. Et üks oli selline kiri, et tahaks rohkem näha päriselu ja vähem sükest glamuuri. Seda võtsin hinge, sellepärast, et ma enda arust näitan tõesti oma päriselu nii hästi, kui ma seda oskan edasi anda. Et jah, kuna ma ei tee kõige tavalisemat tööd ja ei ole kontoris, ma ei tea, 9-5 näiteks on ju, siis mu elu kindlasti erineb paljude inimeste elust. Aga kunagi ei ole ma tahtlikult seda kuidagi moodi glamuursemaks üritanud teha, kui see on, et lihtsalt jah, mingid elemendid mu elust, neid vast võib siis nimetada glamuurseks, et kui me vaatame mu viimast vlogi, siis jah, selle põhjal ma nagu saan aru võib-olla, et mida on mõeldud, et mina mingeid outfitikesi valimas ja väike kaavamull ja siis lähen vestlusõhtut tegema. Et see ei ole paljude inimeste tavapärane, ma ei tea, päevakava on ju. Ja see ei ole minul ka tegelikult tavapärane päevakava ja
ja see on lihtsalt nagu üks pisike osa mu elust, mille üle ma ise olen alati nii elevil ja siis tahan ka seda teiega jagada. Et jah, aga üldiselt ma nagu ma ei tea, kas või see vlog siin. Muidugi selle vlogiga mul tunne, et see on jube igav, aga see on asi, mis mul tihti kummitab peas, et nagu kas keegi üldse viitsib vaadata või nagu, et mina tegelikult nagu tahaks oma vlogidega midagi nagu anda inimestele, et ma ei taha mingit sisutühja asja teha, ma tahaks midagigi, olgu see siis mingisugune soovitus, mingisugune äkki midagi põnevat, mida saad ka sina oma sõprade või perega teha või mingi söögikoht või mingi toidupoe avastus või nagu mingisugune äkki mingi inspiratsioon kuidagimoodi. Et ma nagu, jah, ma tahan midagi oma videotega anda, selle video puhul praegu siin, mida sa praegu vaatad. Mul on natuke nagu siuke, et ma ei tea, kas ma midagi annan, aga okei. Et tegelikult ma nagu näitan oma seda siukest igavamat sorti elu kah, et lilli haul, mina koristamas kodu, mina pesu pesema panemas, mingid tavalised asjad, mida me kõik teeme, on ju. Ja siis teine asi, mida võtsin hinge, oli see, kusjuures ma teen täna jälle vist oma kulme samamoodi, nagu ma eile tegin, mulle täitsa nagu meeldis see. Teine see kiri või kommentaar või asi oli, et see vlogmas oli liiga täis pakitud või liiga busy ja ei olnud relatable. Et kuidagi nagu, et tempot vähemaks. Ja sellega mul on nagu mitmepidised mõtted. Et see oli minu eesmärk võimalikult palju jällegi anda teile siis selle vlogmassiga. Et tahtsingi anda jõulutunde, tahtsin anda ideid, mida teha, ma ei tea, mida süüa teha. Põhieesmärk oligi tekitada seda jõulutunnet. Ja siis ma olingi pakkinud ikkagi suhteliselt täis selle detsembriga. Minul iga detsember siuke pole muidugi välja näinud. Kuigi jõuluinimene olen ma alati olnud, seega siuksed jõulused tegevused on mulle alati meeldinud, see on lihtsalt mina inimesena. Et nagu ma just enne ütlesin, ma tahan midagi pakkuda. Ma ei näe, et ma pakuksin midagi sellega, kui te vaatate, kuidas ma 5 tundi jutti arvuti taga istun, mis on ka minu tavapärane päev, on ju. Ma lihtsalt nii nagu ma tunnen, et ma nii õigustan ennast, aga ma tundsin, et ma tahan südamelt ära rääkida lihtsalt oma mõtted selles osas, et võib-olla keegi mõtleb veel samamoodi nagu need, kes mulle saatsid selle tagasiside ja siis, et ma lihtsalt selgitan, mis mina mõtlen. Ehk siis see oli teadlikult täis planeeritud, et oleks põnev vaadata, sest et ma ei leia, et mind oleks põnev vaadata lugemas, arvuti taga istumas, et muidugi mul on ka neid hetki, aga siis, kui ma teadlikult valin selle, et ma vlogin mingi 23 päeva järjest, siis ma üritan ikka teha nii, et seda sinna väga palju sisse ei jää, kuidas ma arvuti taga istun ja mingid hästi igavaid asju teen, sest mina ise tunnen lihtsalt, et see ei täida mind või et ma ei täida oma eesmärki, et ma ei anna sellega mitte midagi. Jah, ta on ilmselt siis mingis mõttes relatable, et ilmselt paljud teist ka istuvad rohkemgi kui 5 tundi jutti arvuti taga. Aga ma tahaks ikkagi, kui ma midagi muud ei saa pakkuda, siis vähemalt meelelahutust. Ja see ei ole minu jaoks meelelahutus, kui vaadata mingit timelapse minust istumas. Et ma panen neid muidugi sinna vahele, et oleks nagu realistlik nii-öelda ajajoon või et te näeksite, mida ma päeva jooksul teen. Et ikka mul ju vahepeal siin vlogideski on näha, kuidas ma mingi istun diivanil loen või kuidas ma istun siin arvuti taga või mis iganes. Et seda nagu panen sisse, aga ma ei näe, et see saaks olla mu vlogi põhisisu. Ehk siis hoiatan juba ette, et proovin ikkagi ka Springmassi teha võimalikult põneva,
et ei ole see, et ma istun arvuti taga ja minu mõte ei ole nagu mingi keksida sellega, et mingi sa pead mingi tööd tegema ja vaata, kui äge elu mul on. Ma teen selle võrra topelt ennem ja pärast tööd, et mul oleks see 20 päeva teile anda. Ja noh, see on minu jaoks ka töö, nagu, mis ma teen, see on küll väga teist sorti töö, aga nagu kas või juba see ainuüksi see monteerimine, aga praegu ka selle kõige Springmassi planeerimine. Et minu mõte on see jah, et kui sa vaatad selle video ära, siis sul on nagu sees selline siuke tunne, et oh my god, nii äge, meil on kevad, kohe varsti on suvi ja mida ma saan teha, et seda ilusat aega oma elus maksimaalselt ära kasutada või maksimaalselt nautida. See on nagu minu siuke üldine mõte. No vaatame, ma ju ei tea ette, kuidas see Springmast läheb, on ju. Et ma ei taha, et teie ootused ka nüüd nagu liiga kõrgel oleksid. Aga omalt poolt teen kõik, et need videod tekitaksid mingisuguse hea tunde sisse. No võt nii, nüüd ma olen juba 12 minutit jutti oma mõtetest rääkinud, nii et ma arvan, et aitab kah ja sain edasi anda selle, mis ma tahtsin anda ja jällegi tahtsin öelda, et ma ei tahtnud kuidagi rünnata neid, kes mulle selle tagasiside andsid ja ma saan aru, et nemad ei tahtnud ka mind rünnata. Nad lihtsalt ütlesid oma arvamuse ja see on täiesti okei. Oh my god, mul on 20% akut telefonil, ma pean laadima panema. This is the makeup today. Ma tegin täna need sisenurgad selle lineriga, aga muidu ma ei teinud lineri joont. Nii et natuke midagi eilsest veel, aga ma tein oma roosad huuled tagasi ja nüüd ma peangi tegelikult liikuma. Siin on just asjad sees. Crazy. Käisime siis söömas Rough Cafe's ja kõik, mis me seal proovisime, meile väga maitses. Seal oli väga mahlane kaneelisai ja siis Dubai cheesecake oli meie kõigi lemmik, selle ma ostin isegi koju kaasa. Nii et soovitan sinna kiigata, kui oled kesklinnas. Kaisa proovib pükse. Ilusad. Need juba lõikama ka, üllatavalt. Ja, isegi pikkus sobib. Kas ma võtan nüüd? Mina ütleksin jah. Ma ei ole ühtegi valget paari pükse muide. No võt, siis on aeg. No nii, Kaisa läks luunat võtma ja kaamerat. Ja me lähme minu juurde siis solvestame ja teeme ikkagi täna ühe episoodi. Me väga nautisime seda oma lunch date'i, nii et me istusime seal kauem kui algselt plaanis oli. Ja nüüd ongi kell juba 3:30. Nii et crazy. Muide, huvitav tähelepanek, mille ma tegin täna, on see, et kui ma joon kohvi, no ma joon alati siis ice lattet, on ju. Et kui ma sellist jooki joon, siis ma tunnen kohe, kuidas mu süda hakkab sellest puperdama ja siuke veits nagu ärevustunne tekib sisse, aga kui ma joon Red Bulli, siis mul ei ole seda, mis on imelik, sest et kofeiin on ju mõlemas ja ma kaldun arvama, et Red Bullis on isegi rohkem kofeiini kui minu mingis lattes. Ja ma olen seda tähelepanekut nüüd või nagu ma täna küll jõudsin selle järelduseni, aga ma olen juba mõnda aega tundnud, et kui ma olen ka endale koju ostnud seal mingi Alpro, mingi iced coffee joogi, siis kui ma selle ära joon, siis mul on nagu ärevus sees. Et päris huvitav, ma küsisin ChatGPT käest, et nagu miks see nii võib olla ja siis see ütles lihtsalt, et nagu su keha võib siis neid nagu erinevat moodi seedida või nagu tarbida.
process ida ma ei tea, igatahes, et see võib erinev olla ja siis, et Red Bullis on lisaks kofeiinile tauriin, mis võib siis seda kofeiini mõju nagu alla tõmmata või nagu mõjuda rahustavalt, mida ma ei teadnud, väga huvitav. Igal juhul selline tähelepanek. Praegu mul on nagu siuke tunne, et nüüd ma ei saagi kohvi juua või. No mõnikord on nagu okei ka, aga ma viimasel ajal olen kuidagi tähele pannud seda. Paned overlay'ne ja... Oh my god, ma panin oma telefoni tripodiga valmis oma laua peale, et teile väike timelapse teha sellest, kui me räägime oma kõrg- ja madalhetkedest. See oli seal valmis ja ma lihtsalt ei vajutanud nuppu, et ta hakkaks filmima. Nii et seda klippi siin ei ole. Ja nüüd me salvestame Kas ma olen sitapea osa ja mul on mu telefoni vaja, et lugeda neid lugusid, nii et ma ei saa nüüd enam filmima panna. Meil on täna täiesti rongiõnnetuse päev. Meil on nii mitu viperust olnud. Küll meil oli korraks memory card error. Mikrofon lihtsalt lambist ei töötanud. Ja nüüd lõpetas ka lihtsalt salvestamise, aga mikrofonid töötavad. Ja me oleme mingeid asju juba mitu korda lugenud ja reageerinud. Ja nüüd jälle on nagu mingi probleem. Terve see reaction siis ühesõnaga on puudu. Okei, et loo lugemine see sai, aga reaktsiooni ei ole ja me oleme juba reageerinud, ma arvan, vähemalt 5 minutit. 10. Nägemist. Tere hommikust, käes on reede ja mul on jube raske praegu, sellepärast, et ma peaksin minema oma nädala viimasesse trenni, kardiopäev ja ma ei viitsi absoluutselt, nagu 0 viitsimist, mul on juba trenniriided seljas. Väljas on nagu täiesti hall ja pilvine ja ma ei taha minna. Aga ma tean, et nädalavahetusel tahan ma veel vähem minna, nii et... Ja siis mul olid mingid päevaplaanid, aga nagu vaimusilmas ma kujutasin seda ette kui nagu toredat päikselist päeva ja siis nüüd see ei ole üldse see. Ja homme peaks olema 12 kraadi ja full päike. Siis ma mõtlen, kas ma tõstan need tänased plaanid nagu homsesse ja täna ma olen kodus, monteerin ja teen mingeid tööasju, mis on sellised tubased. Otseselt vihma küll ei saja, aga nagu lihtsalt ei kutsu kuidagi üldse sinna välja. Ehk siis ma ei tea, aga ma tean, et vlogi ma tahan tänasega lõpetada. Trenn on tehtud, võtsin väga rahulikult, aeglaselt ja ma olen rahul, et ma käisin ja ma tegelikult plaanisin muidu pärast kohe koju minna, aga ma lähen nüüd juba käin uuesti läbi, ostan kaerapiima, et saaks matšat teha ja mul on 2 pakki ka tulnud. Ma olen kodus juba mõnda aega tegelikult olnud, täna on mingi täiesti flop päev, aga ma pean ennast nüüd kokku võtma, ma tegin endale matša ja ma lihtsalt loodan, et I can power through it. Ma ausalt öeldes ei mäleta enam, mida ma rääkisin teile, mida ma rääkisin podcastis ja mida ma olen sõbrannadele rääkinud. Aga mul on tunne, et ma ei ole maininud, et mul on juba 3. päeva mingi silma issue. Üleeile ja eile ma tundsin alles nagu mingi... Ei, ma midagi ütlesin teile, midagi ma ütlesin teile, mul on silmaga vist. Igatahes eile oli ka poolest päevast, andis tunda nagu midagi oleks seal silmas. Ma olen selle silma läbi vaadanud iga valguse käes. Ma ei näe seal mitte midagi ja ma ostsin endale apteegist mingid rahustavad silmatilgad. Isegi niimoodi vaadates vist ei ole aru saada, et mul midagi üldse häda oleks, aga see on päris häiriv. Ja ma siis täna lihtsalt ei kanna meiki ja loodan, et äkki see läheb ikka ise korda. Ma üldse ei taha kuskile silmaarsti juurde minna. Veel vähem mingi EMO-sse. Oh my god. Nii et täna mul tulebki siuke kodune rahulik päev, aga ma rääkisin, et ma käisin pakkidele järgi. Ühe ma tegin juba suurest elevusest lahti, aga teised 2 on endiselt kinnised ja ma tahtsin teiega koos avada. Igal juhul planeerin
või noh, planeerime Joicoga koostööd siin ja tegelikult ma olen juba nüüd mõnda aega ühte nende teist sarja katsetanud, aga see ei sobinud mulle nii hästi, nii et ma kirjutasin neile, et kuulge, Joico bränd endiselt mulle väga meeldib, mul on olnud ainult head kogemused. Aga lihtsalt proovime mingit teist sarja, nii et nüüd ma sain neilt siis selle Joyful Volumizing sarja, šampooni, balsami ja siis Volumizing Styler, muide ärge praegu mu juukseid vaadake, need on lihtsalt täiesti lappes. Ma mõtlesin, et ma veel täna ei pese neid, kui ma ei lähe ka kuskile, et ma pesen homme. Siis ma sain Nobi brändilt proovimiseks isepruunistaja. Ma ei ole kusjuures ammu ühtegi uut isepruunistajat proovinud. Ma olen väga kindlaks jäänud oma sellele Isle of Paradise'ile, aga otsustasin, et ma ikkagi annan siis võimaluse vahepeal millelegi uuele ka. See on siis Nobi Self-Tan Mousse toonis Dark ja nad panid mulle kinda ka kaasa, mis on väga tore. Nii et seda ma arvan, ma siis järgmine kord, kui ma fake tannin, siis ma proovin seda. Ja nüüd kõige põnevam pakk üldse, Fenty Beauty pakk. Ma tellisin lõpuks nende kodulehelt. Ja ma mingi hetk rääkisin sellest, et ma tahan seda mingit glossi ja siis hästi paljud teist, või mitte hästi paljud, aga nii mõnedki teist kirjutasid mulle, et mingi esiteks, seda ma tõesti ei teadnud, et Fenty Beauty't saab Stockmanni e-poest. Väga äge. Seda ma ei teadnud. Siis ma vist ise ütlesin videos, et Cult Beauty's ei ole seda ja midagi ma seal räntisin. Ja tegelikult mul tuli hiljem meelde, kui keegi teist ütles, et see on Cult Beauty's olemas, et ma tegelikult käisin Cult Beauty's vaatamas, aga kuna minu eesmärk oli tellida see uus sädelev huulepulk ja seda ei olnud Cult Beauty's veel, siis ma nagu automaatselt kandsin selle oma peas maha. Cult Beauty's ei ole, kuigi tegelikult Fenty Beauty on seal olemas ja kes teab, võib-olla nüüd isegi need uued glossid on seal olemas. No siis räägiti sellest, jah, mida ma nägin ka TikTokis, et Prantsuse Sephorast saab tegelikult Eestisse ka tellida, aga seal ka ei olnud neid glosse, ma siis vaatasin seda ka tegelikult. Nii et igal juhul lõppude lõpuks ma tellisin siis USA Fenty lehelt ja ma sain veel, kuna see oli mu esimene tellimus sealt, siis ma sain -15% oma esimeselt tellimuselt. Nii et lõppude lõpuks ma sain päris normaalse hinnaga need asjad, aga tänapäeva inimesed, või vähemalt mina, on ikkagi kärsitud. Ma olen harjunud, et kui ma midagi tellin, siis vähemalt nädala pärast on mul käes. Või ütleme siis mingi Sheini või Temu tellimustega, okei, nendega läheb kauem. Aga jah, see Fenty tellimus praegu, ma käisin nii palju kordi vaatamas, kus see on omadega. Ja see tuli mul üle 2 nädala. No nii, oh my god, I am so excited. 3 toodet ma siis sealt lõpuks tellisin. Oi, kui palju neid review'sid ma vaatasin selle Gloss Bomb Sticki kohta. Et see on siis see High Shimmer Gloss Stick, mis on nüüd siis see sädelev versioon, selle nimi on Flamingo Fling. Ja ma küll näitan teile seda siin, aga kes tahab näha, kuidas see on mu huultel, kui ilus roosa, siis ma panen vist nii TikToki kui Instasse, et võib-olla sa oled seda juba isegi näinud, kui sa jälgid mind nendel platvormidel. Issand, see on nii raske, see on nii luxurious. Sest ma lihtsalt praegu ma ei fiili üldse seda, et oma meikimata näole seda siia panna. Ta näeb niimoodi nagu hästi tugev roosa välja, aga nii palju, kui ma vaatasin neid swatche ja videosid, siis ma sain aru, et ta on nagu pigem selline nagu õhukese kihina nagu tuleb huulele, et ei tule nagu koheselt ülipalju seda värvi. Ja siis ma mõtlesin, et ega ma siis ainult seda ei tellis. Ma nägin, et Fenty Beauty'l on uus concealer. We're Even Hydrating Longwear Concealer. Kunagi ma proovisin seda esimest Fenty Beauty concealerit, mis neil välja tuli. See ei jätnud mulle erilist muljet, aga nüüd neil on siis selline. Oi, see tooni valimine oli raske, aga mulle tundub isegi, et ma täitsa tegin hea töö, sest et mulle meeldib, kui silmalune on ikkagi natuke heledam kui mu ülejäänud nahk.
kas see on see toon või? 160 warm ehk siis 162 V. Ja siis ma võtsin veel ühe, mis tundus mulle väga ilus nude, seesama nagu Gloss Bomb Stick, aga siis ilma sädaluseta lihtsalt. Et samasugune pakend nagu sellel roosal. No, ta on ikkagi natuke tumedam võib-olla, kui ma arvasin, aga no eks peab vaatama, kuidas ta huule peal on. Igatahes tundus nagu nii ilus nude toon. Mulle meeldivad tavaliselt sellised natuke külmemad nude'id. Mitte sellised peachid, oranžikad, vaid pigem siis nagu võib-olla õrn, roosakas toon ja selline jahe alatoon. Nii et, kui põnev. Aga teate, mul on see silmavärk ja kuidagi nagu ma ei fiili üldse seda tänast päeva. Mul ei ole tegelikult midagi halvasti, aga nagu energiat ei ole ja see silm häirib mind ja mul on hästi raske kuidagi nagu fokusseerida ennast. Ehk siis ma arvan, et ma tõmban siin kohal otsad kokku. Ma pean teile selle jõudma veel kokku ka panna ju ülehomseks pühapäevaks teie jaoks siis. Et saate värske kraami ja ma ei ole kindel, kas nüüd enne Springmassi tuleb veel mingi video. Seda näitab aeg, aga kui ei, siis me näeme 10. aprill, 10. kuni 30. aprill. Ma siis vlogin iga päev ja teen väga sarnaselt nagu sellele vlogmassile, et ma tahaksin iga päev teilt küsimusi saada, et iga vlogi lõpus saan siis päeva küsimusele vastata. Mul on teile muidugi auhinnad ja ma loodan, et see tuleb hästi tore, päikseline, põnev. Mul siin mingid plaanid on nagu läbi kukkunud vahepeal, mis ma väga tahtsin teha, aga äkki ma jõuan veel midagi siin välja mõelda. Nii et ma loodan, et olete samamoodi excited selleks Springmassiks, nagu mina olen. Suur aitäh, et sa igal juhul siia lõpuni vaatasid ja näeme juba varsti. Tšau!